Tervist, mina olen Lauri ja sa vaatad Olibeti spordisaadet Poodium. Tere, kallis spordisõber, mina olen Margus ja eetris on kõige esimene Poodiumi saade ning tänaseks peateemaks on loomulikult äsja lõppenud olümpiamängud. Ja loomulikult vaatame üle ka Meistrite liiga ja Euroopa liiga alanud play-offide kohtumised, kes mida korraldas ja mis seisud jäid. Käime ära ka tenniseväljakul ja vaatame, kuidas on läinud Anett Kontaveidil. Valime loomulikult nädala parima sportlase, nädala läbikukkuja ja loomulikult ka nädala piruka. Ning viime läbi ka väikese viktoriini. Ja käime ka korraks tenniseväljakutel, vaatame, mida Anett seal korraldab. Seda ma juba ütlesin. Sa ütlesid seda, jah? Ja loomulikult me vaatame ka, mis on tuleval spordinädalal ees meid ootamas. Ja esimesena võtame siis loomulikult ette olümpiamängud. Margus, mis sul on olümpiamängude kohta öelda? Palju või vähe? Väga palju ja kahjuks selles saatel ei ole nii palju aega, et kõigest nüüd siin nii põhjalikult rääkida, aga ma alustaks ikkagi olümpiamängude medalitest, sest loomulikult käib ju tihe rebimine, eks ole. Ja üllatus, Norra on võitnud need olümpiamängud. Nagu kõik viimased minu arust mingi 2 tükki kindlasti, kui mitte 3. 4 kulda vähem Saksamaa ja 9 kullaga Hiina 3. kohal. No kodu, ütleme siis seinte toetus, eks ole. Kodu kliima toetus. Pigem kliima, jah. Ja Eesti 27 oma ühe üksiku pronksiga, mille üle tegelikult tundub küll pettumus, aga mille üle me võime õnnelikud olla, sest 2 viimast olümpiat oleme tulnud turistidena tagasi. Tõsi, ei läinud nii hästi meil siin Pyeongyangis ega ka mitte Sotšis, aga meil on ikkagi see Torino kõigil südames, eks ole, ja me mäletame 3 kulda, see on ikka saavutus, mida võib-olla sel sajandil ei pruugi enam üle lüüa, aga see selleks. Me teame, kuidas need kullad tulid. Me teame, kuidas need tulid ja see kõik ongi nagu ta on. Aga individuaalselt, kui me võtame, siis kes olid suurimad sangarid, 4 kulda, 1 pronks, Johannes Tingesbø laskesuusatamine, 2 Bolšunov, murdmaasuusatamine, 3 kulda, 1 hõbe, 1 pronks, kokku 5 medalit ja 3. Marte Olspuu-Roiseland oma 3 kulla ja 2 pronksiga. Mina asetaks siia kõrvale veel ühe nime ja see on rootslane Niels van der Poel, kes siis tegi maailmarekordi. Sõitis üle iseenda maailmarekordi kiiruisutamises. Mina tooksin ühe Tegelinski veel välja. Mina tooksin välja Quentin Fillon-Maillet, laskesuusataja, kes siis võitis 2 individuaalset kulda ja 3 teadet pronksi. Et kui Johannes Tinges võitis 4 kulda, siis tegelikult tal oli 1 individuaalne medal ja ülejäänud tulid tal ju teadetest. Palju. Aga vaatame üle ka, kuidas siis eestlastel läks. Jaa, loomulikult. Meie parim tulemus siis naiste arvestuses Kelly pargisõidus pronks. Siis oli tal rennis oli 4. ja Big Airis üldse finaali ei saanudki. Meestest parim koht Martin Liiv, 7. koht, see on, ütleme, et ma arvan, et pool Eestit oli, et kes on Martin Liiv, et polnud võib-olla enne kuulnudki seda nime, et oli olnud Saskia ilu varjus kogu aeg. Jah, eks ole, kuigi siin ju Euroopa meistrivõistlustel Martin Liiv 5. koha võttis. Nii et kui me mõtleme Euroopa meistrivõistlused, siis eks maailma paremik seal koos ju on. Mõned jaapanlased, hiinlased ilmselt on nagu väljas. Mõned puudu, ütleme seal, see hiinlane, kes 500 nüüd võitis, eks ole, see oli puudu ja siis... Nipa-napa veel on ju. Ja nipa-napa. Aga Ilves? Istus vanglas, tuli välja, hüppas ennast 2. ja suusatas ennast 9. See Ilvese puhul ongi maru kahju sellest, et normaalmägi tegemata jäi. Esiteks jäi normaalmägi tegemata, teiseks tõenäoliselt ikkagi tal mingisugused haigusnähud võisid seal olla, mis teda ilmselt nõrgestasid natukene selleks, eriti murdma, suusahüpetel tegi oma ära, on ju. Absoluutselt. Teiseks, aga murdus oli näha. Isolatsioonis olnud mehed ikkagi näitasid. Suusarajal ei olnud seda mahtu. Nägin, kuidas Ilves Instagramis näitas ka, kuidas ta seal karantiini hotellis toimetab ja see oli päris meeleolukas, kuidas mees jookseb 5 kilomeetrit 20 ruudu peale, et see valus vaadata. Aga murdmaasuusatamine meil isegi ju tegelikult ju täitsa oli ju nagu purakas murdmaasuusatamises olemas, et Alvar Johannes Alev 33. koht suusavahetuse sõidus, 36. lastemaratonil. Väga hea tulemus. Absoluutselt. Kui me võtame selle veel, et laskesuusatajatest parim Tuuli oli ka 33. sprindis, et me
laskesuusatamine on Eestis täna ikkagi nagu suur spordiala, seda näidatakse, sellest palju räägitakse ja siis tulevad mehed metsast, teevad esiteks distantsi peal sama tulemuse ja sprindi teates ju Martin Imma ja Henri Roos ju tegid meile väikese nagu üllatuse, et tegid ka selle koha pealt pähe, et ütleme, murdmaasuusatajad üllatasid positiivselt, aga laskesuusatajad, mis maitse sulle jäi? No ja, eks ta natukene ikka see mõru maitse jäi ja ma kahtlustan, et hiinlased korraldasid meile ikkagi kliimatingimused, mis meil ei sobi. Just nimelt eestlastele peale mõeldes nad tegid need. Absoluutselt. Aga me olime põhikonkurendid. Tegelikult hiinlaste jaoks oli Eesti põhikonkurendid. Ja muidugi laskesuusatest veel rääkides, siis meeletu skandaal oli ju loomulikult meeste teates Venemaa viimane tiir, kus siis Latõpov otsustas ringidele minna ja kulla kaotada. No Latõpov tegi natukene Latõpovit ja küsimus ja natukene ka pööd ja võib-olla ka natukene ka mitte Maied, aga Šaklääni, jah, just. Ja ma mõtlesin, et kas oli nüüd ikkagi vaja Babikov välja jätta või oleks olnud variant äkki Babikov panna, ikkagi Anterselva tavalistantsi võitja, eks ole, ja jääb nagu Vene koondisest välja. See oli küsitav. Aga meil on üks tegelikult positiivne tulemus veel, oli Eva-Lotta Kiibus, 21. koht. Võib-olla ei tundu nüüd siin tõesti 7. ja 9. pronkside kõrval nagu suurepärane tulemus, aga ka Eva-Lottal oli ju jalaga häda ja nagu ühesõnaga vigastus otsa ja see, et olümpial jõudis üldse seal suutis uisutada, oli tegelikult nagu ja nii hästi suutis oma asja ära teha, oli ikkagi nagu vägev. Serbakova tegi siis 255 punkti ja Kiibus 171, kahe kava peale kokku. See on märkimisväärne. See on ikka valgusaasta. Jaa. Aga käime kiirelt üle veel ka olümpia kroonijuveeli, milleks on siis hoki. Palju õnne Soomele, elu maailma esimene hoki olümpiakuld. Ja, palju onnea kõigile soomlastele. Onnea. Tosi kiva onnea. Aga ütlen vahele ka, kes lõid väravad. Ja esimese värava Mihhail Grigorenko, kes on minu jaoks natukene selline tundmatu mees on ju. Ja Soome väravad Ville Pokka, mis siis nagu läks maski tagant niimoodi, et nurka, et seda... See oli peen. See oli peen ja tegelikult muidugi Hannes Bjornineni värav, kolmas värav siis, see vist oli nagu kõige peenem, sest see oli nagu suunatud värava eest, et seal ei olnud Venemaa väravvaili Ivan Fjodorovil nagu Fedotovil nagu midagi teha, sest see tuli talle täitsa niimoodi, ta ei saanud midagi teha. See on liike. Võtan Venemaa või Vene olümpia siis komitee koondise seisukohast on ju, et sa oled 2-1 taga ja mängid kolmandat veerandit ja sul on 10 minutit minna. Kõigil vendad oli jalg sirge. NHL-i staare kohal ei olnud, aga olid noored ja eriti jäi muidugi silma üks noor Slovakkia Juraj Slavkovski, Slovakkia hokimängija, kes on NHL-i drafti number 10. Nii et ja viskas 7 väravat turniiril ning tegelikult tegelikult otsustas mänge Slovakkia jaoks ja Slovakkia loomulikult pronksi meeskond, nii et sealt hakkab tulema. Nii et MM 13 mai vist. Nii et jääme ootama ja selline oli meie kiire lühike olümpia kokkuvõte. Lauri, ma tean, et sa oled maailma kõige suurem olümpiafänn, mis tõttu ma olen ka keskmisest raskemad küsimused sulle valmistanud ette. Loomulikult kõik vaatajad võivad kaasa mängida ja kaasa aimata. Esimene küsimus, mitu riiki oli olümpial esindatud? 96. Peaaegu 91 riiki ja 2871 võistlejat. Korralikult. Seda on päris palju, jaa. Ma ei tea, kas sa mäletad, kas sa nägid avatseremooniat, seal oli üks Samoa mees. Nathan Crampton tuli avatseremooniale palju ülakehaga. Hanerasvane ja nii edasi. Aga millise spordiala esindajad oli? Need oli Samoast ainukene siis. Äkki ta oli mäesuusataja? Tead, see ei ole väga kaugel, aga kahjuks siiski skeleton. Selles mõttes... Okei, liugles. Ja kui suures teenis ka auga välja 19. koha. Et ei olnud peksupoiss? Ei, ikka täitsa nagu tasus ära seda keha näidata seal avatseremoonial. Et ongi tõeks saanud siis Jamaika Bobigel kui meeskond põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt nii.
Aga eksootikast veel natukene. Millisel alal võistles Brasiiliat esindanud Manek Silva? No tema pidi kindlalt olema mäesuusataja. Üllatus, üllatus. Murdmaasuusataja. Päriselt? Ja, Wow. sa võid pakkuda, et ta sõitis nüüd sellel maratonil, no ehk siis mis lastemaratonil sõitis välja mitmenda koha, mis sa pakud? Kas seal ei võeta maha ringiga maha sajada? Seal minu teada ei võeta, aga ei võeta jah. Palju seal mehi stardis oli? Mingi 60 tükki oli, ja äkki ta tuli 60 kindlasti. mingi 56-ndaks. 58. No, aga tubli saavutus. On, ja. Meie eestlaste Matemaatikas. laskesuusa. Absoluutselt, täiesti. Ütleme parimal päeval. Nii, aga järgmine küssa. Kelgutamist peetakse taliolümpia kiiremaks spordialaks. Nii, milline on ümardatult bobikelgu maksimumkiirus rennis? Maksimumkiirus, ma pakuks kusagil sükke 130. Lausa 150. Aga mõtlen, no see on ikka ulme. Kilukarbiga mööda jäärenni alla tulla 150 km/h. Ei, aitäh. Et kui nüüd juhtub nagu see, et kui ma lähen nagu veekeskusse seal trennist alla, siis mõtlen kogu aeg, et äkki üle ääre või? Aga 150 kiltsa tunnis. Survejõud on nii suur, sentrifugaaljõud on nii suur, et ei viska välja. Julged poisid, ütleks nii. Ja tüdrukud. Nii, aga viimane küsimus. Me oleme jõudnud 6. küsimuseni. Mitu eestlast võistles Pekingis? Hakkame lugema. Tegelikult meil ei olnud ju väga suur see olümpiakoondis. Ma arvan, et äkki siuke 24. Sa oled väga lähedal. Jälle? Jaa. Ma ütlen, et sa eksid 2 praegu. Siis ma ütlen 26. Õige vastus! 6-1. Ütleme, väikene sooline ebavõrdsus siin muidugi valitseb, et 12 naist ja 14 meest. No, see on nii väike vahe selle numbri. Selle puhul pigistame silma kinni. Nii et tegelikult nagu sa ikkagi päris midagi... Punktiliselt ei tea, aga nagu suund on õige. Ütleme, siuke 6-7 koht. See on ikkagi juba päris hea. Martin Liiv. Martin Liiv. Aga läheme edasi. Peterburis mängiti naiste tennist ja kohal oli ka Anett Kontaveit ja tundub, et kui Anett läheb Venemaale tennist mängima kusagile sisehalli, siis karikaga ta sealt koju tuleb ja läks ka nii. Seekord Sakkari sai finaalis sisse ja Anett istis karika pea kohale. On sul kommentaare? Ja täpselt nii, Anett, mulle tundub, et ta on nüüd nagu kõik Peterburi tenniseturniirid võitnud. Mulle tundub nii, ma ei tea, kas ta on mõne kaotanud. No nali käib ka ju sellega, et Anett hakkab nüüd vedama projekti, et kõik maailma tennishallid saaksid katuse alla, et oleks kõva kattega sisehallid, et siis ta saaks seal igal pool soleerida. Ja, talle sobib. Tundub, et Austraalia talle ei sobi nii hästi. Igal juhul, Sakari vastu oli see nüüd 3. võit järjestikune. Nii et seega tegelikult ei ole suur üllatus, aga see, kuidas ta tuli välja, sest tegelikult juba peaaegu kaotusseisust. 3. setis, eks ole, 5-3 taga ja siis ei andnud enam ühtegi game'i ära. Nii et selles mõttes kaasa elada oli ikka võimas. No ma ütlen ausalt, mul seda mängu vaadata oli niimoodi, et ma tahtsin seda umbes 10 korda kinni panna. Sest et mul on siuke tunne, et mul on Anetiga selline needus. Kui mina hakkan vaatama Aneti mängu, siis Anett alati kaotab. Selle hetkeni, kui mina vaatan, ütleme kusagilt otse blogist või kusagilt vaatan, kuidas mäng läheb, siis ma olen, päris hästi, et ma panen mängu peale, siis selge on see, et Anetil hakkab kehvasti minema, ta hakkab kaotama. Mul on Soome hokiga sama jama. Ma käin iga kord vetsus, kui nad värava löövad. Jalgpallijuttu alustame loomulikult meistrite liigas, sest see on täna kõige kuumem pirukas jalgpalliturul üldse, mida pakkuda saab. Ja läheme kohe siis gigantide võitluse juurde ehk PSG versus Madridi Real. Mina vaatasin terve mängu otsast lõpuni ausalt ära ja ütleme niimoodi, et PSG on meeskond, kellele meeldib väga raisata. Samamoodi ka nädalavahetusel Nanti vastu otsustasid nemad väga palju raiskama hakata. Et tegelikult mängupilti vaadates oleks PSG pidanud selle mängu tunduvalt suuremate numbritega võitma, aga jäi 1-0 ja põhimõtteliselt viimase rünnakuga Mbappe suutis siis palli Courtois'st mööda mängida ja tänu sellele nad võitsid. Aga kui rääkida mängu nii-öelda iseloomus, siis Real tuli nulli
hoidma, see oli nagu selge, nemad ei läinud riskima, ees seal Viniciused asjad olid ikkagi väga nagu vaos hoitud, nendel ei jõudnud väga palju palligi, väga raskus oli üldse, et üle keskjoone saada oma väljaku poole pealt palliga ja Real tahtis nulli hoida, peaaegu õnnestus, viimase rünnakuga võimaliselt võeti neil siis see 0 käest ära ja mis tuli veel välja, oli see, et kui PSG suur kolmik ees on surve all, siis nad ei saa väga kenasti hakkama. Et nii kui neile anda natukene ruumi ja lustida ja ringi joosta, siis hakkab mühisema, aga Real suutis ikkagi tegelikult 90 minutit hoida taltsas seda ja korduskohtumine, ma arvan, ei tule nii igav. Real nüüd ju vajab ju väravat kindlasti, kui mitte 2 edasi saada. Et ma arvan, et korduskohtumine tuleb korralik väravate sadu ja minu sisetunne, kui ma peaksin täna panema oma peapanti, siis mina arvan, et sellest grupist läheb edasi ikkagi Real Madrid. Ja mulle tundub ka, et see PSG ülekaal ei olnud liiga veenev ja Real läks konkreetselt nulli hoidma, neil oli küll 4-3-3 asetus vist seal, aga tegelikult nad mängisid mingit imelikku rombi või ringi seal taga, ma ei saanudki aru, tegelikult ei saanud üldse aru, kus mehed platsil asetsevad. See oli minu jaoks ka nagu väga veider, see Realil puudus igasugune struktuur ja tundub, et see, ma arvan, kodus loksub paika. Absoluutselt. Ja liigas said juba ka võidu kätte nädalavahetusel, et said oma enesekindluse tagasi ja said aru, et võivad väravaid lüüa küll. Aga see taktika oli vale, nad läksid hoidma ja see oli vale. Järgmine mäng. Bayern München mängib Salzburgi Red Bulliga, ehk siis suur vend väikse vennaga nii öelda, kasutada teise maailmasõjaakseid termineid. Ja mis siin siis juhtub? Juhtub see, et mängitakse 1-1 viiki. Okei. Bayern, Salzburgiga. Tegelikult sealt ootaks ikka 5-0 teerulli. No kui ma peaks ikkagi oma varanduse kellegi peale panema, siis on see Müncheni Bayern. Aga mis arvad, et kordusmäng toimub Münchenis? No ma arvan, siuke 5-0. Sest ei, Salzburg on kiired poisid ja see ongi nende nii-öelda võti, mängu võti on ju. Aga tehniliselt ja kõiges muus nad jäävad nagu Münchenile nii palju alla, või Bayernile nii palju alla, et siin ei ole küsimust. See on kindel kaotus. Sporting mängis Cityga ja seal juhtus midagi kummastavat. Ma arvan, et UEFA võiks teha reegli, et kui esimene mäng võidetakse rohkem kui 4 väravaga, siis teist mängu pidama ei peaks. Sest 5-0 ja 2 suurepärast iluväravat ja ma arvan, põhimõtteliselt City võib minna B-satsiga järgmist mängu kodus mängima ja tulevad sealt rahulikult välja. City läheb U19. No põhimõtteliselt on ju, et ega siin nagu selle mänguga polegi rohkem rääkida, et City tegi oma teerulli, mida ta on harjunud see aasta tegema ja väga hästi tuli välja. Jah, kahju Sportingust muidugi. Ma mõtlen kahju selle loosist, nagu, et kui sa kedagi omale vastaseks ei taha. See on Bayern ja City täna. Okei, kui ta tuleb seal veerandfinaalis, fine, eks see ongi Sportingu tase täna, on ju, vaatamata sellele, et nad on Portugali meistrid. Nii, aga järgmine mäng ja see on siis Liverpool-Inter, mängiti Interi koduväljakul ja see lõppes 2-0 Liverpooli võiduga. Jah, vaatasin seda mängu. Tõepoolest tuleb tõdeda, et Liverpool tegi siis jällegi Liverpooli, mida ta Itaalias nagu armastab teha ja võidab Itaalia meistri või meisterklubi. Mäng oli tegelikult natukene kaldus Interi poole, mulle tundus. Terve aeg mulle tundus, et kohe-kohe tuleb nüüd Interi värav ja siis hakkab Liverpool sealt üritama nagu viiki saada ja nii edasi. Aga ei, läks ikkagi jalgpalli jumal oli Liverpooli poolt. Mulle tundus, et seal oli ta selline natuke tasakaalust väljas väravate ja mängu pildi nagu vahekord. Aga mis mulle meeldis, tuli vahetuses sisse selline mees, uus siis selle jaanuari ost Luis Diaz, kes Portost osteti 45 miljoniga. Ja see mees näitas juba kohe taset. Ja see oli huvitav vaadata, et ta ei vajanud nagu väga pikka sisse. Aga see võib-olla ongi Kolumbia meeste selline teema, et need tulevad siis... Aga kas see Interi juurde tagasi, kas Inter igatseb Lukakut? Aga kui me vaatame tänast Lukakut, kas Inter ikka igatseb? Lukaku mängis nädalavahetusel Chelsea eest 90 minutit. Ja sai 4 korda palju. 7 puudutust. Ja mis on alates 2003. aastast, kus seda statistikat mõõtma hakati, kõige väiksem number. Ta ei saanud palli. Ja see on masendav. Kas ta on nii kinni mängitud seal või ta nagu... Tegelikult ma ütlen ausalt, mis on Lukaku nagu relv? On lihtsalt pööre.
et võtan üle vasaku õla ja lähen, eks ole. Aga talle ei anta seda enam. Aga täna ta ei ole Napolis. Ta ei ole siuke mees nagu Robben oli, et noh, kõik teavad, mis ta teeb, et ta tuleb aga ta läheb ikka. Aga ta läheb ikka. See on nii kiire. Välk, on ju. Täiesti nõus. Aga Lukakul ei ole seda ja ta on kuidagi aeglasemaks ka jäänud, mulle tundub. Ta on natuke suuremaks kasvanud, võib-olla natuke liiga palju vorsti söönud ja jäänud nagu taseme poolest ikkagi nõrgemaks. Aga vaatame üle ka Euroopa Liiga tulemused. Šokk sündis siis mängus Rangers versus Dortmund. Kollase seina ees. Kodus. Dortmund sai siis 4-2 tuppa, päris valus. Olümpiakos Atalanta 2-1 Atalanta võitis. Lazio ja Porto, jälle Porto võidab 2-1 ja põnev mäng veel oli Napoli ja Barcelona, mis lõppes 1-1 viigiga. Mäng peeti Itaalias, Barcelonal selg vastu seina. Samas nädalavahetusel Barcelona mängis Valenciaga, kes ei ole ka siuke peksupoiss Itaalias, ütleme Hispaania liigas, La Ligas ja võitsid 4-1 väga veenvalt ja Xavil, Barcelona peatreeneril täitus 100 päeva siis Barcelona peatreenerina ja tema saldo siis 18 mänguga on 8 võitu, 6 viiki ja 4 kaotust. Ja, no ega Napoli ei ole ka papis poisid, nii et selles mõttes noh, täitsa selline aus skoor ja no Barssal on selle lõpetamisega probleeme olnud see hooaeg väga tugevalt. Ja siin ei ole nagu selles mõttes midagi imestada. Isegi hästi. Ma arvan, et kodus võidavad. No Itaalia 3. ja Hispaania 4. olid vastamisi jah, siis. Täpselt nii ja no ütleme see, et Barcelona täna on Hispaania 4. Seda võibki nagu Xavi ikkagi nagu vastu rinda omale taguda selle eest. Jah, 4. ja ütleme 7-8 isegi vahepeal kehvematel Köömani päevadel olid isegi 11. Aga võtame ka ette siis ju nädala nii-öelda toredamad juhtumised, et kes on meie arust siis jalgpallis nädala tegija? Ja ma räägin korra veel selle ära, et nädala tegija tegelikult hakkab olema iga nädalases saates ja hooaja lõpus me siis nagu saame teada, kes on nädala tegijate võitja ehk siis parim jalgpallur ühes antud nädalas. Täpselt nii. Ja see nädal, kes oli? See nädal siis pakkusime välja sellise mängija nagu Luis Diase, kes on Liverpoolis nüüd ja kellest juba ka juttu oli. Ja nüüd, kuidas me seda nädala tegijat valime, me siis vaatame nii-öelda tema etteastet sel nädalal. Tavaliselt on selleks 2 mängu, kas siis 2 klubi, koduliiga mängu või siis Euroopa mängud. Ja noh, vahet ei olegi, mis mängud need on. Igal juhul Luis Dias Portost ostetud 45 miljoni eest, kuupalgaga 90 000 naela. Porto ostis ta 7 miljoniga. Porto tegi jälle Portot, see on miljardäride klubi varsti. Jaa, ma tahakski teada, kuhu see raha läheb. Aga infrastruktuuri noorte mängijate arendamisse. Ja, mängivad ju hästi ja Portol on muidugi tohutu hulk agente Lõuna-Ameerikas, nii et ega sealt neid talente tuuakse. Aga jaa, Dias tundub, et on selle nädala täielik tegija ja kui võtta ka seda, et mees teenib 90 000 naela nädalas võrreldes Van Dijki 220 ja Salahi 200 000-ga, siis ikka poiss saab sandikopikaid ja mängib suured staarid üle täna. Jah, ütleme, et aga eks vaatame, kaua vorm kestab. Vaatame, kaua see vorm kestab, sest ütleme, kõik need Fernando, see Portugali uus põlvkond või uus laine, mis tuli nüüd Premier League'i, nagu need Fernando ja Bernardo Silva. Okei, Bernardo Silva on nagu, ta on siuke väike Messi Fernandes sa mõtled, eks ole? Ei, Bernardo Silvat, ma mõtlen City's, aga Bruno Fernandes, eks ole, kes tuli sisuliselt oli nagu jumala staatuses ja siis nüüd äkki, nüüd ta jälle eelmises mängus ta natukene juba näitas. Äkki Ronaldo ei luba? Jaa, oleme kuulnud seda, et kuidas ta meeskonda lõhub. Tal juba kukkus ära enne Ronaldo tulekut. Ma arvan, et Ronaldo peale tal pigem jälle nagu natuke läks nagu paremaks. Vähe paremaks, jah, et aga siin oli kelle peale tõsta neid palle, on ju. Aga võtame järgmise kategooria, nädala pirukas. Mina annaksin nädala piruka Neymari penaltile. No igati nõus sellega, jah. See oli see, kallid spordisõbrad, see oli penaltite penalti. See oli pirukas. Kui te ei ole näinud, siis kindlasti visake pilt peale, vaadake see penalti üle. Ja ütleme siis ära ka, et see penalti sai löödud PSG mängus Lilliga. Ei, Nantiga. Vabandust, jah. PSG Nant ja see vist oli seal kusagil lõpupoole või? Ta oli lõpupoole ja seal oli isegi täitsa olukord, et kui oleks penalt sisse läinud, oleks jõudnud nad lähemale sellele, et kas või viigipunkt ära sealt. Ehk siis PSG sai veel Nanti käest ka tappa. Ja kes on siis spordinädala üleüldine läbikukkuja?
Üleüldine läbikukku ja me kahjuks peame siiski leidma omade keskelt, mulle tundub. Ja me peame liikuma jalgpallist välja poole ja mina tõstaksin nädala läbikukkuja kohale, nii kurb kui see ka pole, laskesuusataja Kalev Ermitsa. Jah, nii kurb kui see ka pole, ma pean sinuga nõustuma, ehkki siin oli natukene ka debateerismine teemal, kas ei võiks olla Johanna Talihärm, aga Johannal vist oli ikkagi terviserikke. Talihärm lihtsalt oligi haige, ta oli juba enne hooaja, oli müstiliselt haige ja kõik see jutt juurde, aga Ermits vist lihtsalt ei jõua. Meie saade hakkab vaikselt jõudma otsakorrale ja on jäänud veel üks rubriik, milleks on tuleva nädala spordisündmused koos spordispetsialistide Lauri ja Marguse arvamuste ja ennustustega. Nii esimene kõige suurem spordisündmus järgmine nädal eestlaste jaoks loomulikult on Rootsi ralli ja seal on väljas meil Ott Tänak ja rida teisi spordimehi veel, kes meil veel rajale tulevad ja mis nad seal tegema hakkavad? No meil tulevad Elfin Evans ja teate küll. Võtame Eesti lipu all, kes tulevad. Nii, Eesti lipu all tulevad siis Ralli 2 sarjas Raul Jeets ja Ronald Poom ja Ralli 4 sarjas Ken Torn ja juba teada Georg Linnamäe. No Virvest ühesõnaga ei ole. Teda ei ole, igatahes. Ja mis sa ennustad, mitmenda koha Ott Rootsi rallilt kaasa viib? No siin pole mingit küsimust. Mina kui vana ralli ekspert tean ju täpselt, et Ott seekord võidab, sest Hyundai'l oli aega 3 nädalat seda autot korda teha. Toyota ehitas 3 aastat, aga okei. Mina pakun laeks jääb 3. koht ja läbi higi, vere ja pisarate. Et see küna, ma arvan, laguneb seal Rootsis ka veel päris mõnusalt. We'll see about that. Absoluutselt. Ja meistrite liiga teisipäeval tuleb taas Villarreal ja Juventus ja koefitsient esmaspäeva lõunase seisuga on siis selline, et Villarrealile 2,49 ja Juventus 3,10 ja mängitakse Villarreali kodustaadionil. Ja teine mäng siis teisipäeval toimumas Chelsea ja Lilli vahel. Mäng toimub Stamford Bridge'il Chelsea's. Ja selle koefitsiendid on siis muidugi juba pisut krõbedamad, ehk siis Chelsea'le pakub Olibet tänase seisuga 1,30 ja Lillile 11, nii et korralik rahateenimise võimalus. Jänes šampust ei joo. Kolmapäeval tulevad väljakule Atletico Madrid ja Manchester United ja seales paaris ennustab koefitsient 2,44 võitu Atletico Madridile. Männul koefitsient 3,23 ja mängitakse Madridisse mäng. Täpselt nii ja minu jaoks võib-olla üks põnevamaid mänge Benfica ajaks just sellise ajaloolise tausta tõttu. Siin kummaliselt, ma ütleks, minu jaoks, kuna mängitakse Benficas, koefitsient siis totaalselt ajaksi kasuks 1,85 ajaksile ja 4,10 siis Benficale. Nii et ma arvan, siin on koht, kus võib nagu mõelda. Jep, ja mängitakse ju Benfica kodustaadionil veel. Just nii, jah, seda just ütlesin ka. Ja loomulikult Euroopa liiga mängud tulevad ka, aga neid on nii palju, neid ei jaksa ette lugeda. Mina ütlen, et vaadake Barca ja Napoli mängu, sest et sealt tuleb ilmselt... Need on siis nüüd korduskohtumised, eks ole? Täpselt, teine ring, teist mängu mängivad. Ja Anett alustab Dohas $2 miljoni suurust turniiri. Kus ta saab otse teise ringi? Absoluutselt. Ja mis ennustad, kaugele ta jõuab? Veerandfinaal peaks olema safe? Veerandfinaal on, enne veerandfinaali tal ei ole sükust vastast, keda ta ei peaks võitma. Ja veerandfinaalis kui tal just mingi Kanepi vastu ei tule. Kui Kanepi tuleb vastu, siis on nagu korras. Siis on selge, siis me teaks täpselt, kuhu ta jõuab. Aga ütleme, siin poolfinaalid on kindlasti püütavad ja miks mitte ka finaal ja üleüldine turniiri võit. Aga mina pakuks poolfinaali. Mina olen siin kohal julge ja ütlen, et Anett paneb selle asja kinni. Ja viimane suurim spordisündmus on siis korvpalli MM-i valikmäng Eesti versus Poola. Mis sa arvad? Jah, siin 25 veebruar toimub see. Ametlikke koefitsiente veel ei ole, aga jah, see toimub nüüd reedel ja tegelikult ma ei näe põhjust, miks me ei võiks võita. Ma ei näe ühtegi põhjust. Meil Kotsar ju, Vene teevad väga häid mänge väljamaal, et meil tegelikult ju sats on ju väga tugev ja me oleme näidanud tugevate vastu väga palju hambaid. Nii et kedagi vigastatud ei ole, kõik on heas vormis. Peaks olema, nii heas vormis, kui need tippsportlased olla saavad. Ja tuleme siin Saksamaa võidu pealt, eks ole, või nii-öelda sakslasi võitsime viimati, et selles mõttes ega poolakad ei ole nagu väga palju parem tiim, et täitsa võidetav. Absoluutselt. Ja kodus ka veel. Nii et minge kõik vaatama ja pealt hoidma ja toetama meie korvpallikoondist.
Ja selline oligi siis meie esimene poodiumisaade. Mina olen väga rõõmus, kui sa meid vaatasid, meile kaasa elasid ja ootame sind loomulikult vaatama ka järgmist osa, mis tuleb juba järgmisel nädalal. Jah, kirjutage, joonistage meil, kui on teil mõtteid ja ettepanekuid. Tšau. Kõik on võimalik. Oliver.